Kui me räägime probleemide lahendamisest ja otsuste tegemisest, siis kõige suurem küsimus on, et mis on see kontekst, kus me neid probleeme lahendame. Ma olen märganud, et inimesed tihti ei unista liiga suurelt ja siis võib jääda ka küsimus, et kuhu ma teel olen või kelle jaoks ma neid otsuseid teen. Aga mina kindlasti julgustan mõtlema hästi suurelt. Näiteks võib kujutada ette, et kui me saaksime reisida tänasest päevast näiteks 2 aastat edasi ja kujutada ka ette, et selle käigus me saaksime parimat õpetust, mis on võimalik, erilisi võimeid arendada, meid ei takistaks ei geograafilised piirid, raha ei piiraks, meil ei oleks oskuste teadmiste piire, et mida me õigupoolest selles elus siis teha tahaksime. Ja nüüd, kui me suudame juba kujutleda, et jaa, see on see minu unistuste tulevik, kus ma soovin olla, siis järgmine küsimus ongi, et kui kaugel ma õigupoolest tajun, et ma sellest unistusest olen. Ja mis on need tugevused, tänu millele ma olen siin, kus ma olen jõudnud, ja mis on siis need sammud, mis tuleb veel ette võtta, et sinna päriselt kohale jõuda. Väga tihti inimesed heituvadki nende takistuste ees, mis neid lahutavad unistusest. Sest paraku muutused on natuke hirmutavad ja mugavustsoon on ka vahel piisavalt mugav, et seal püsida. Nagu on öelnud Marshall Goldsmith, et kõige suurem küsimus siin elus ongi, mis on see muutus, mida sa oled elus ette võtnud selleks, et oma elu keerata soovitud suunas. Et saada inimeseks, kes sa päriselt olla tahad. Ja see ei olegi nii lihtne. Õnneks on positiivses psühholoogias tehtud väga palju avastusi ja usutakse, et piisab tegelikult sellest, kui me keskendume hoopis oma tugevustele. Ehk et me mõtleme asjadele, mis meil varasemalt on väga hästi läinud ja mõtleme ka tänu millele need hästi läksid. Ja iseenesest ainult sellest piisakski, kui me kasutame samu tugevusi ka oma tulevikuunistuste lahendamisel ja otsuste tegemisel. Nüüd mind isiklikult huvitab selline mõte, mida on öelnud inglased, et me peaksime selles elus püüdma kuud ja see viib meid puudelatvadesse, aga kui me mõtleme ainult puudelatvadest, siis võib-olla me ei saa maastki lahti. Ja see suur mõte võib olla vahel päris hirmutav. Ja tõepoolest nii ongi, et üks on liiga väike ühik, et teha suuri asju. Et mitte ainult keskendudes oma tugevustele, mis on meid varasemalt haidanud, aga me võiksime ka mõelda inimestele, kes meid siis toetavad nende otsuste tegemisel ja soovitud suunas liikumisel. Tegelikult eneseteostuses me kasutamegi ainult 3 sammu, et see on põhjalik eneseanalüüs, see on alati võimaluste kaardistamine ja see on siis küsimus, kuidas sinna jõuda. Kui see on nüüd suure pildi kohta, siis õigupoolest meil tuleb ju iga päev teha näiteks väiksemaid otsuseid. Ja mina olen avastanud enda jaoks ühe sellise lähenemise, et meil peaksid olema tagataskus töövahendid, kuidas neid otsuseid teha. Võin jagada isikliku elu kogemust, kus ma ühel hetkel vajasin sellist head lähenemist, milliseid töid vastu võtta ja milliseid mitte. Ja ma otsustasin, et ma mõõdan neid alati siis 4 kategoorias. Esiteks, kas see uus töö, mis mulle pakutakse, on minu jaoks põnev? See oli esimene kategooria. Teiseks, kas on piisavalt missioonikas? Kas ma tunnen, et ma muudan läbi selle maailma paremaks? Kolmandaks, kas ma tunnen, et see toob mulle ka tagasi piisavalt? Ja neljandaks, kui ajamahukas see minu jaoks on? Ja kui ma läbi nende 4 kategooria hindasin eesseisvaid ülesandeid, siis oli palju lihtsam oli otsuseid teha. Veel olen tähele pannud seda, et kui me oleme lahendamas igapäevaselt suuremaid probleeme, siis vahel inimesed tunnevad nagu järg kaoks käest. Et me enam ei saa aru, kas me oleme õigel teel või oleme juba kärult pudenenud. Ja selleks on tänapäeval väga mõistlik kasutada erinevaid rakendusi. Näiteks praegusel ajal meeskondadele soovitatakse erinevaid tagasiside töövahendeid. Näiteks Glenbeat või Blue Monday, kus kogu meeskond hindab koos seda, mis on hästi, mis on takistused ja neid takistusi siis ka koos lahendatakse. Ja sellised läbipaistvad, mängulised tarkvaralahendused on tegelikult siis väga head abimehed, kus me saame juubeldada nii väikeste võitude üle, kui siis jagada neid suuri takistusi ja probleeme väikesteks osadeks.
nii et kokkuvõttes mina soovitan unistada suurelt ja teha väga pisikesi samme lahenduste suunal.